Hea 9. klassi õpilane. Mina olen Indrek Lillemägi, Bergi koolijuht ja ma võtan kokku kõige olulisema, mis puudutab Bergi sisseastumist. Ma räägin sulle sellest... mul läks praegu sassi. Hea põhikooli lõpetaja. Käimas on registreerumine Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite sisseastumisele ja ma võtan kokku kõige olulisema, mis puudutab Bergi sisseastumist. Kõigepealt lihtsalt mõned mõtted selle kohta, kellele võiks Berg sobida, sest Tallinnas on palju ägedaid koole. Aga Berg võiks sobida just sulle, kui sa tahad õppida paremini koostööd tegema, kui sulle meeldib lahendada keerukaid projektülesandeid, sest see on viis, kuidas me Bergis õpime. Teiseks, Berg võiks sulle sobida siis, kui sind huvitavad maailmaharidusega seotud teemad, näiteks keskkonnaküsimused või demokraatia küsimused. Sa ei pea nendest asjadest palju teadma, aga sa pead olema valmis nendesse teemadesse süvenema. Ja kolmandaks, kui sa tahad õppida puhtas gümnaasiumis ja kui sind kõnetab mõni Bergi valikmoodul. Sellistel juhtudel Berg on ilmselt sulle sobiv koht. Nüüd aga sisseastumisest. Kõige olulisem on ära öelda, et sellel aastal Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumid eraldi sisseastumiskatseid ei tee. Küll aga arvestame me siis sisseastumisel põhikooli lõpueksameid. Bergis on asi lihtne. Me arvestame 2 eksamit, eesti keele eksamit ja matemaatika eksamit. Ja kolmandana sinna juurde siis meie enda sisseastumisvestlust. 30% eesti keele eksami tulemus, 30% matemaatika eksami tulemus ja 40% Bergi vestlus. On mõned lisatingimused. Kõigepealt peavad sul olema kõik põhikooli tunnistusel olevad hinded positiivsed. Positiivsed, see tähendab seda, et ei tohi olla negatiivsed. Ja samamoodi peavad sul olema kõik lõpueksami hinded positiivsed. Ka selle eksami hinded, mida me siis selle sisseastumise pingerea koostamisel otseselt arvesse ei võta. Nüüd, eksamitega on lihtne. Nendeks sa oled juba valmistunud, need seisavad sul peagi ees. Palju on kindlasti küsimusi selle kohta, et mida me seal vestlusel siis küsime. Ütlen kohe ära, et me ei küsi seda, millal toimus Prantsuse revolutsioon. Me ei küsi ka seda, mis värvi olid Nemetšeki püksid surivoodil. Me pigem küsime seal selliseid avatud küsimusi. Selle kohta, kes sa oled, mis sind huvitab, miks sa tahad Bergi tulla, mis on sinu motivatsioon Bergis õppida, kui palju sa üldse Bergi eripära kohta jagad. Me küsime küsimusi, mis puudutavad sinu avatust maailmale, sinu varasemaid kogemusi, sinu õppimise harjumusi. Nii et kõige selle kohta muidugi loe täpsemalt meie koduleheküljelt, aga ole valmis selleks, et me tahame aru saada sellest, kes sa oled õppijana, Bergi sisseastujana. Nüüd käime läbi ka kõige olulisemad kuupäevad. 14. aprillist algas siis sisseastumisele registreerumine. Ja seda registreeruda sa saad Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumite sisseastumisele kuni 4. maini. Nii et aega on rahulikult, 4. maini saad ennast kirja panna. Sisseastumine.ee keskkonnas siis. Nüüd, varasemate aastatega on erinev see, et varem sa pidid valima kuni 3 eelistust riigigümnaasiumite hulgast. Sel korral sa võid valida rohkem, tähendab, sa ei pea üldse panema kirja, mis on sinu esimene valik või teine valik. Aga me tõesti soovitame selle põhjalikult läbi mõelda ja panna linnuke nende riigigümnaasiumite taha, valida ainult need riigigümnaasiumid, kuhu sa pakkumise järel kindlasti õppima asuksid. Nii et mõtle rahulikult läbi, mis on need koolid, kuhu sa päriselt tulla tahad ja siis tee linnuke ainult nende koolide taha. Nüüd, mis saab edasi, kui sa oled kirja pannud? Vahepeal toimuvad sul muidugi siis põhikooli lõpueksamid ja 20. maist alates, siis seal 2-3 päeva jooksul me saadame 1000 esimesele pingereas olijale vestluse kutsed. Tuletan meelde, see pingerida esmane siis moodustubki eesti keele eksami või eesti keele kui teise keele eksami ja matemaatika eksami põhjal. 1000 esimest pingereas saavad kutse Bergi vestlusele. Need vestlused siis 1000 õppijaga toimuvadki seal mai lõpus ja juuni alguses 25. maist kuni 6. juunini. Vestlused toimuvad siinsamas Bergis koha peal 1000 inimesega ja vestlus on 1-1. Ei, mitte 1-1. 1-2.
vestlus on 1-2. Sind on 1 ja komisjoni liikmeid on 2. 2 Bergi töötajad, kes siis kuulavad, küsivad küsimusi selle kohta, kes sa oled, miks sa Bergi õppima tahad tulla. Ja nagu siis enne ma ütlesin, 30% matemaatikaeksami tulemus, 30% eesti keele või eesti keele kui teise keele eksami tulemus ja siis vestlus 40%. Siis, kui vestlused on peetud, 1000 vestlust, päris metsik aeg see saab meie jaoks olema, siis 10. juunil saadame me pingerea alusel esimesed koolikoha kutsed. Või siis, kui sa ei mahu hetkel 360 pingereas esimese hulka, siis me saadamegi sulle teate, et sa oled jäänud oote nimekirja. Selline on lugu. 10. juunil saadame need teated. Siis on kõigil, kes on kutse saanud, aega 5 tööpäeva. Kas see kutse vastu võtta või ei öelda. Kui kutset vastu ei võta, no loemegi selle automaatselt eiks. Ja siis selle järel saadame vabanenud kohtadele muidugi jälle kutseid. Nii et see võib natukene seal juunikuus aega võtta, kuni kõik need koolikohad saavad täis. Nüüd kõik tegevused, välja arvatud sinu vestlus, toimuvad selles samas sisseastumine e-keskkonnas. Ka hiljem juuni lõpus siis, juuni teises pooles see dokumentide esitamine toimub seal samas sisseastumine e-keskkonnas. Praegu jutt on palju, infot on palju, sul ei ole ilmselt kõik need kuupäevad meelde jäänud. Ära muretse. Kõik need asjad on kirjas meie koduleheküljel www.berg.ee, uuri sealt ja lisaks muidugi me proovime kõige olulisemaid meeldetuletusi teha ka meie sotsiaalmeedias, olgu siis Instagramis või Facebookis, nii et kõik olulised asjad on kirjas. Midagi meelde jätma ei pea, aga ole tähelepanelik, uuri, tee endale selgeks, et sa kogemata maha ei magaks neid olulisi kuupäevasid. Päris lõpetuseks, lihtsalt paar soovitust sulle kui sisseastujale. Esimene asi, võta mõnuga, võta rahulikult, keskendu põhikoolis õppimisele, ära liialt stressa. Koole on palju, võimalusi on palju ja kui sa oled nende aastate jooksul põhikoolis pingutanud, küll sa leiad ka mõnusalt selle koha, kus oma kooliteed jätkata. Kuigi tundub, et sellel eksamite ajal võiks keskenduda ainult eksamitele ja kõik muu kõrvale jätta, siis seda ma ka ei soovita. Kui sul on mõned hobid, kui sa teed sporti, tegele kõige sellega edasi. Inimene on tervik ja sa võiksid ka ennast proovida mõnusalt tasakaalus hoida. Ja kui see sind ei veena, siis kindlasti kõik see kooliväline, millega sa tegeled vabal ajal, see on see, millest just nimelt vestlusel rääkida. See on see, mis teeb lisaks sellele igapäevasele koolitööle sind inimeseks. Ja vestlusel me tahamegi teada, kuulda, kes sa oled inimesena. Nii et võta rahulikult, tutvu Bergi kodulehega, uuri meie eripära kohta, proovi aru saada, kas Berg on see koht, kus sa tahaksid edasi õppida, kas Berg on see koht, kus sina saaksid oma unistuste poole püüelda, kas Bergi vaibid on sinu vaibid. Kui tundub, et on, pane ennast sisseastumine e-lehel kirja ja loodetavasti siis näeme vestlusel. Jõudu!